Tere hommikust, on alanud järjekordne nädalavahetus. Nii see on. Aga pane, tule roni siia peale, pane. On siis 7. juuni juba. Uskumatud, juba on käes juunikuu. Ja kell on praegu 8:35. Vara hommikul läks Herman. Herman läks siis jah lennuki peale. Ma loodan, et te kuulete mind, sest mul hakkas kubu tööle. Läks lennuki peale ja seekord ta läks Itaaliasse, ta läks Toskaanasse. Et ei olnudki seekord Saksamaa ega Viini, et päris põnev, et tal nüüd tulevad juba siuksed uued sihtkohad, et järjest rahvusvahelisemaks nad lähevad siis selle Impulso tenoritega. Seekord lähevad Toskaanasse, et väga kade olen, sest Toskaana on minu siuke koht, mis mind alati tagasi kutsub. Aga noh, mina pean olema kodus seekord. Ja teen siis praegu siin taustal putru ja äkki ma panen selle kinni, siis kuulete paremini. Aga jah, et meil on siin siis järgmine nädal on tulemas sünnipäevad, et Hermanil on siis 13 juuni sünnipäev, minul on 14 juuni ja me mõtlesime, et tähistame 14 juuni ja tähistame koos ja meil on seekord juubelid, Herman saab 40, mina saan 35. Nii et siis mõtlesime, et kutsume külalised. No muidugi suurt pidu ei tee nagunii, et siin on, ma olen rase ja nii edasi, aga ikka tähistame ja selleks me siis tellisime ka endale väikese terrassi nagu mööbli või söögilaua komplekti koos toolidega, laua siis koos toolidega. Ja see peaks mul täna tulema, me tellisime IKEA-st, et täna see nüüd peaks tulema mingi 9-st, 9-1 oli vist see ajavahemik, mille nad pidi tulema, nii et siis täna nad toovad, ma ei tea, kas ma selle kokku panen, sest meil on nii palju õietolmu õues, et see on täitsa õudne. Kogu aeg on aknad. Ma kuivatan. Tubli, kuivata rätikuga ka. Õues on kogu aeg seda kollast jama, et kõik, absoluutselt kõik on täis, isegi lilled on sellega kaetud, et terrass on kõik sellega kaetud ja aknad ja kõik auto, ma käin kogu aeg autoga pesulas. Et jah. Aga ma ei tea, kas ma rääkisin, et meil autoga juhtus ka väike intsident, liigutan teid. Juhtus väike intsident, et meil autol on klaasis kuidagi, ma ei tea millest, on täkke tekkinud ja sellest täkkest üleval servas nagu on täkke ja sellest täkkest jookseb alla mõra ja just juhi poolel ja vaateväljal just. Ja. Aga õnneks esmaspäevaks on juba aeg pandud, et saame ära vahetada selle klaasi. Ja jah, et sellised ei teagi täpselt, millest see täkke juhtus, et Herman avastas selle pärast pesulas käiku ja kumbki ei tea täpselt, kuidas see juhtus. Pole aimugi. Enda arust ei ole nagu mingit kivi ega midagi lennanud sinna klaasi. Ma ei tea, kuidas see juhtus. Ühesõnaga, pudru saab nüüd valmis, siis ootame kullerit. Mina teen tööd. Aastaaruanded on jätkuvalt teema. Kulleri onu ootame, jah. Ja mul on siin veel üks pakk tulemas About You'st. Ma ei tea, kas ma selle hauli teen nüüd selles vlogis või teen järgmises, eks paistab. See peaks jõudma 11-14, siis ma ei tea, kas ta nüüd enne sünnipäeva jõuab, aga kui jõuab, siis jõuab. Siis on järgmine nädal peaks ma pildid kätte saama. Järgmine nädal saab 4 nädalat täis pildistamisest, et siis peaks pildid kätte saama. Ja jah, et on üks põnevaid asju, mida oodata. Eelmises vlogis üks vaataja andis mulle hüva nõu, et vitamiinide siis rauda ja üldse vitamiine, ma arvan üldiselt tegelikult, kui niimoodi mõelda, siis ei tasu võtta koos kohviga. Aga siis ma joon nüüd praegu kohvi ennem ära ja siis päeva peale võtan hiljem oma vitamiinid, et siis aitäh hüva nõu eest, et ikka tuleb kasuks ka vahepeal see vlogitamine avalikult niimoodi, et siis inimesed annavad hüva nõu. Juba aianduse koha pealt olen saanud head nõu. Nii, terrassi mööbel jõudis ka kohale. Ja vaadake seda autot. Just eile käisime pesulas. Ja vaadake, milline see välja näeb.
täitsa masendav, kõik kohad on seda kollast jama täis. Täitsa mõttetu. Ja siin on see klaasi mõra. Siin on mingi täke ja sellest on siis see mõra. Nii, aga nüüd tuppa tagasi. Äkki siin on? Nii, me käisime vahepeal poes ja ma mõtlesin, ma jälle jagan, et mis ma poest ostsin. Ja toidupoest siis käisime ja me käisime ka Juhani puumarketis. Aga neid asjad on mul õues, et ma neid tuppa ei hakanud tooma. Et pärast, kui ma lähen õue, siis ma näitan ka, et mis ma sealt puumarketist skoorisin. Aga praegu siis käisime toidupoes. Rimis käisime täna ja lihtsalt toiduvarusid täiendamas. Nii, esimesena külmsuitsulõhe. Siis mul on kogu aeg otsas puljongikuubikud, need on köögivilja omad. Siis on värske kapsas. Ma plaanin täna teha siis coleslaw salatit. Selleks on vaja siis, issand, kas mul porgandit on, ma kontrollin. Appi. Mul on ainult pagan. Mul on 2,5 kuivanenud porgandit, aga siis ma teen midagi muud äkki täna. Porgandit peab siis ostma. Siis suvikõrvitsaid. Siis tomatit. No las ta olla, see on ju nii pisike putukas, las ta olla. Ju ta uuest tuli tuppa. Siis on emma kohupiim, kohupiimakreem. Siis köögiviljakoor. Siis mingid kartulimaitseained. Mingi naturaalsete koostisosadega väidetavalt. Kodujuustu. Suure topsi. Siis nonipops. Ja merevaigu toorjuustu sum, jah. Merevaigu toorjuustu. Merevaiku, ühesõnaga. Siis grillliha. Praegu me Linda me ei söö, me saime just kohukest. Siis mingid kuumsuitsuvorstid, sellised. Siis veel majoneesi. Melinda, palun. Majoneesi coleslaw jaoks ma mõtlesin, aga ilmselt praegu ei tee. Siis kokose suhkur, orgaaniline. Pasta, fusillid. Siis kohvi jaoks kaerapiima. Siis salati jaoks kreeka juustu. Siis ma vaatasin mingi huvitav, ma ei võtnud, aga seal oli mingi suvesupp, oli ka siuke punane, aga ma ei võtnud seda, vaid ma võtsin hoopiski värske kapsasuppi, sest vahel mul tuleb suppiisu ja ma eriti ise keeta ei viitsi. Nii, ära palun lõhu neid. Siis veel natuke üks grillliha, ma arvan, ma panen need 2 korraga ahju, et siis on üks tegemine. Ja mida ma ei ole varem proovinud, on musta sõstra kissel. Ma mõtlesin seda kohupiimaga proovida, et mu vanasti ema tegi kisselli ja siis me sõime kohupiimaga seda nagu magustoiduna. Ja ma ei oska ise kisselli teha kusjuures, et ma peaks kunagi võtma selle tegemise ette ja proovima ise teha. Ma tegelikult emalt küsisin juba, et kuidas ta teeb näiteks rabarberi kisselli, aga ma ei jõudnudki selleni, ma tegin kooki hoopis. Siis nii, üks kott sai tühjaks, siis paprikat, punaseid, kollaseid ja siis kartuleid ja taskurätte. Mina ostan alati 4-kihiliseid taskurätte, minu jaoks on see oluline. Nii, teen selle lahti. Nii, ja see oli kõik toidupoest. Järgmiseks me hakkame siis, ma mõtlen nüüd, mis ma süüa teen ja siis coleslaw'd ilmselt ei saa teha. Mõtlesin, et ma näitan ühte oma kunstitööst ka, et me käisime ükskord Helmese tiimiga, käisime savitoas
Ja siis saime seal voolida, mida me ise soovisime. Seal olid muidugi, mingi piirangud olid, aga põhimõtteliselt me võisime nagu ükskõik mida teha seal. Ja mina tahtsin teha siis midagi praktilist ja ma mõtlesin, et teeks sellise aluse juustu jaoks. Ta näeb selline välja, ta on nagu natukene abstraktne. Juustu alus on see siis nii-öelda ja siin on tehtud siis selline moosi jaoks eraldi selline kausi moodi asi ja siis siia nendesse alumistesse või nendesse, mis vastu lauda nagu toetuvad, siis nendesse vahedesse võib panna juustud, oliivid, miks mitte, grisiinid, mingid niisugune väike, ta ei ole väga suur. Ma olen selle kasutanudki praegu ainult juustu jaoks ja siis siia nagu siis mingi juustumuus või kaste panna. Et selline kunstiteos minu poolt tehtud siis ja saab kasutada lihtsalt nõudepesumasinas ei saa panna, sest tagumine pool ei ole glasuuritud. Aga jah. Ja siis siia peale, ta on muidu valge glasuuriga värvitud, aga siia peale siis tegin pritsmed pintsliga lihtsalt. Ja ma päris valge, algul ma mõtlesin, ma teen lihtsalt valge, aga siin on tegelikult ka nagu sellised reliefsed mustrid ka natukene. Et jah, mis te arvate? Kas tuli hästi välja? Pange siis alla kommentaar. Nii, ma olen nüüd õue jõudnud, et täna on mega tuuline ilm, kuigi on soe, on siiski väga tuuline. Ma panin nüüd sellele mikrofonile selle karvatutiku peale, aga ma loodan, et heli on siis enam-vähem, et see tuul ei sega. Aga jah, tuul on nii kõva, et mul on isegi lilleamplid on tagurpidi pööranud. Aga pidin siis tegema selle hauli, et mis ma Juhani puukoolist siis täna ostsin. Nii, aga siin on minu saak siis. Ma ostsin siis majoraani, ostsin maitseainid, mille ma pean nüüd panema. Oi, sorry, see on pune. Pune ei ole vist sama, mis majoraan. Pune või on sama, ma ei mäleta. Siis koriandrit ma panen peenrasse. Siis nüüd 2 suvikõrvitsat, need on vist kollased peaksid olema. Ja siis võtsin maarikataimeid. Siin on siis üks, mis on harilik vaarikas laaska ja siis on teine harilik vaarikas sokolitsa. Võtsin erinevaid, vaatame, mis välja tulevad. Siis mul on ploomipuul mingid putukad peal ja võtsin siis sellise lindi. Ma loodan, et see aitab. Või ma olen juba hiljaks jäänud, aga ma panen. Siis rediseid ma külvan ikkagi kogu aeg ja mul said redised otsa. Ma võtsin erinevaid redise sorte juurde. Külvasin juba omal tühja auku ära seda sorti redise seekord. Ja siis kurgile väetist. Kohe loen, kuidas seda kasutada. Võtsin maheda toote. Aga nüüd hakkan siis tegutsema. Kõigepealt mul on vaja need mulda saada kiiresti. Võtan labida ja hakkame pihta. Istutasin siis need meie uued pereliikmed ära. Suvikõrvitsad said siia kasti ja koriander sai siia, pune sai siia. Seal servas on mul natuke harvendamata purgandit veel. Teine sätsis, mul teine sätsis rediseid. Vajavad ka natuke harvendamist, ma siin aeg-ajalt näpistan neid ära. Miks ei räätsi?
kurk on mul siin, siis salat on mul seal, panen katte peale. Ma arvan, ma vist jäängi seda salatit kattel uuritama, sest ma sain aru, et muidu tulevad igasugused huvilised sööma neid. Tomatil on juba need kubarad ja siis Erne sõitseb ja siis need vaarikad said nüüd pandud. Üks uus vaarikas on see kollase sildiga ja seal see teine kollase sildiga. Ja teised on vanad vaarikad. Kuidagi kehvakesed on. No vaatame, äkki see teine sort meeldib. Teine sort äkki saab paremini hakkama siin tingimustes. Porgand mul siin. Ja ega siin midagi uut ei olegi. Maasikad, mõned maasikad mul juba siin tulevad, paistavad. Siin on näiteks, need tulevad siin, paistavad mõned. Nii, aga kartul ka meil on muideks pandud siin 2 vagu. Aga üldiselt ma panen nüüd kurgile katte peale, salatile katte peale ja lähen tuppa ära, Melinda ootab toas. Tere, on kätte jõudnud järgmine päev, pühapäev ja me oleme siin ikka kodused praegu ja kell on juba tegelikult 12:40. Lõunaaeg juba ja täna olen siis siin natuke toimetanud, et kuna järgmine nädal on nii-öelda sünnipäeva nädal, siis olen natukene siin koristanud, näiteks terrassi ma pühkisin puhtaks sellest õietolmust. Ei tea, kas sellel oli nagu mõtet või on homme jälle kõik õietolmu täis või tegin liiga vara seda. Võib-olla midagigi. Et siis Melinda läheb magama varsti ja siis ma teeks tööd natuke ja siis ma mõtlesin, et oleneb, mis ilm õhtul nüüd on, et kas on tuuline ka ja kuidas see, kas õues on mõnus olla või mitte, et võib-olla ma prooviks nokitseda natuke selle terrassimööbliga, et prooviks seda kokku panna. Et üldiselt see IKEA mööbel minu meelest on vähem siuke, mida saab ilma akutrellita kokku panna. No ma vaatan, avan mõne paki. Toolid äkki saab panna ilma akutrellita. Siis mis veel? Noh, ma peaks tegelikult aknaid ka pesema, et siin on ikkagi, kõik on nagu õietolmuga koos. Ma mõtlen, ma õueaknaid vist väljaspoolt ei pese, aga äkki seespoolt pesen ära. Või vähemalt midagigi ja siis need trepiklaasid võiks ka ära pesta. Seal on Melinda käpailled igal pool. Ja pesu on mul juba pestud, kuivama pandud, on vaja kokku panna õhtul, ma arvan. Siis esmaspäeval on mul see autoklaasi vahetus. Järgmine nädal on tegelikult mul hakkab minipuhkus. Võtsin omal 2 päeva vabaks, neljapäev, reede, et siis ma ei teagi, peab planeerima ka, et mis toitusid me pakume külalistele ja siis tegelikult järgmine nädal peaks nagu selguma ka, et kes üldse tulevad, sest tihtipeale on niimoodi ka, et kutsud ja siis pooled ei tule nagu ikka. Et siis järgmine nädal peaks olema enam-vähem selge ka, et kui palju üldse tulijaid on, et siis oskab enam-vähem arvestada ka, et mis kogustest me räägime üldse, toidukogustest. Ja järgmine nädal mul tuleb siis ka About You pakk, et siis ma teen järgmine vlog, ma arvan, ma teen väikse hauli ka teile. Siis järgmine nädal oli klaasivahetus, Melindal on perearst, lihtsalt see tavaline kontroll. Et järgmine nädal hakkab ka kolmas trimester algab ja üldse, kui rasedusest ka rääkida, siis siin Maarja Uritam, oli vist Uritam, Maarja, üks vlogger. Et tema ootab ka last ja siis tema rääkis oma ühes vlogis, et tal ei ole nagu midagi jagada rasedusest, et midagi eriti ei toimu, et mul on ka täpselt sama, et kõik on normaalne, kõik on nagu peale selle, et kaal tõuseb ja kõht kasvab, et peale selle nagu ja siis sellest tingitud nagu igasugused komplikatsioonid a la kõndimine
püsti tõusmine, kükitamine, magamine, külje keeramine, kõhuli ei saa magada, mingid niisugused tavalised asjad või elementaarsed asjad, aga muid hädasid nagu ei ole. Ja üldse läheb vahepeal meelest ära, et ma olen rase, et eks beebi ikka annab märku oma liigutustega, sellega siis tuleb jälle meelde, et ma ikka ootan kedagi. Ja ma sain pildid kätte. Eile tegelikult saime juba pildid kätte, et mega-mega ägedad ja ilusad pildid tulid. No meil Indast oleks tahtnud rohkem pilte nagu üksinda, aga tundub vist ei tulnud hästi välja, sest ta tegi seal nägusid ka natukene, et ilmselt need ei olnud väga ilusad näod, mis ta tegi. Et mõned pildid, mis temast sai, et need on ka osade niisugeste naljakate grimassidega. Aga mis sa teed väikeste lastega, see pildistamine kahjuks niimoodi läheb. Aga meil koos pildid hästi armsaid saime paar tükki ja siis üksinda sain ka mõned päris ägedad pildid, et eks ma neid siis nüüd hakkan järgemööda postitama Instagramis, siis saate vaadata, et minu Instagrami kasutaja on siin video all ja jah. Et ma arvan, et järgmises vlogis siis näete meie siis seda terrassimööblit ja siis teen hauli ja kõigest muust, mis järgmine nädal siis toimub, et mul on puhkus, siis ma ilmselt teen rohkem materjali ka. Nii et praeguseks siis tšau!